Hei, tere tulemast Viljandisse Vikatimeistri stuudiosse ja selles videos ma näitan sulle, milline näeb välja üks legendaarse Saaremaa sepa, päris sepavikat. Aga enne veel, kuidas see legendaarne Saaremaa sepavikat minu kätte jõudis. Hetk tagasi jõudis minu lauale üks 16 vikatist koosnev punt Saaremaa, väidetavalt Saaremaa vikateid siis ja neid siin arutades ja traatharjaga pühkides siin 5 vikatit jõudsin ära puhastada ja ennäe, ühe vikati kanna pealt tuleb välja üks, ma olen 99% kirjas, et siin on nimi Niit. Ja kui sa veel ei tea, siis Niitide perekond oli Saaremaal legendaarne sepa perekond. Võib-olla kuulsam oli veel Sepa nimeline seppade perekond Saaremaal Kuressaares. Aga Saaremaal Pai külas tegutses tohutult palju seppasid ja seal oli ka perekonna Niitide suguvõsa oma sepatööd tegemas. Ja minu käes on tõesti, ma olen nagu üliõnnelik, et päris ehe Saaremaa väga legendaarse sepa perekonna valmistatud vikat. Aga nagu sa näed, see vikat on oma töö, tundub küll kõik ära teinud ja kõvasti on sellega niidetud ja siit teiste vikatite pealt on ka näha veel, et neid vikateid on paigatud. See näitab seda, et kui väärtuslikud, kui hinnatud olid omal ajal Saaremaa seppade vikatid. Siin vikati peal on küll sõna niit, aga mul pole õrna aimugi, kes niitidest selle vikati valmis on teinud. Kui sul on infot mingit spetsiifilise märgistuse kohta, kes reaalselt niitide perekonnast, millist märgistust kasutas või kasutasid nad ühtset märgistust, siis võib mulle selle info saata, oleks ülimalt tänulik. Aga niitide perekond ja sepa klann oli tõeliselt legendaarne. Pärit Kärla kiriku mõisa sepikojast on niitide perekond, kus ta liikus edasi Pai külla. Seal õpetas siis härra Niit oma poja Kristjan Niidi ka sepatööd tegema ja Kristjan Niidil oli 3 poega. Mihkel, Juhan, Villem. Mihkel õpetas oma poja Jüri sepatööd tegema. Juhan õpetas oma pojad Jüri ja Aleksandri ja Villem õpetas oma tütremehe Mihhaili sepatööd tegemas. Ja niimoodi kestis sepatöö kuni kolhoosi ajani välja. Nii et selline võimas seppade klann oli siis Saaremaal ja nendest Saaremaa sepavikatitest ja üldse Eestis ju valmistati mujal ka vikateid, olen ma ülimalt huvitatud ja siin selles viimases kogus nüüd jõudis, on veel huvitavaid märke, siit seda märki ma täpselt välja ei loe praegu, mis siin kirjas on. Siin on kaksis V ja N, ei oska öelda, millises sepa perekonnas see pärit on. Siin on Jott Matson märgistusega vikat ja siit ka täpselt välja ei loe seda vikati märgistust, kuid siin vikati pealt on jälle ehedalt näha, et see kand on ära murdunud ja kokku needitud, et veel kord jälle näide, et vikatit kasutati lõpuni välja. Saaremaa seppade vikatid olid väga erilised, need olid 3 metallikihist kokku sulatatud, kus keskmine metallikiht oli siis ülimalt kõva teras, mis andis Saaremaa sepavikatitele väga tugeva hea teravuse ja väidetavalt sai need ainult käiaga teravaks käiatud ja siis heinamaal luisuga käiatud, et piinida neid väidetavalt ei saanudki, kuna nad olid nii kõvad. Ja mul on sulle suur palve, kui sul on kusagil või sa tead kedagi, kellel on veel säilinud vanu sepavikateid, nad ei pea olema, nad võivad olla kasutatud mis iganes seisukorras, ülisuper, kui see sepamärgistus siin kanna peal on säilinud, et saab tuvastada, kelle toodang see on. Ja mina kogun neid sepavikateid puhtalt huvi pärast ja ajaloo säilitamise eesmärgil ja selle niitide suguvõsa vikati panen ma ka siia ilusti riiulisse kõigile vaatamiseks ja siia Vikatimeistri stuudiosse Viljandisse võid sa alati kohale tulla ja helista ainult mulle ette või kirjuta ja saad samuti tulla vaatama seda huvitavat ajaloolist kraami ja loomulikult ka kõike muud vikati kraami. Aga ma tänan sind vaatamast ja
kohtume uutes videotes. Tšau.